tere kõigile! Täna on 16. veebruar ja oleme mõnusasti liinil, et raamat, mille me läbi lugesime, The Gut Health Matrix, doktor Colin Robertsonilt, et selle lugemise väikesed sellised salvestuskatked, et need on olemas Youtube'is, kui sa tahad järele vaadata. Aga ma võtan lihtsalt selle hetke ja tuletan sulle meelde, et siin me rääkisime hästi palju mikrobiomist ja kui mikrobioom sind rohkem huvitab, et siis on võimalik oma mikrobiomi ka koduse väikese sõrmeotsa veretestiga lähemalt uurida, teada saada, mida need head tegelased sul kõhus teevad, et kas nad toetavad pigem sellist tasakaalu ja tervist või siis lähevad need nii-öelda tegevuse tulemused seda natukene sellist kurvemat, põletikulisemat rada. Selline päris tore raport, et kes on seda testi teinud, et need on öelnud, et päris kasulik raport tuleb. Ja selle punase raamatu soovituste põhjal, et ma ei ole nüüd 100% lõpuni valmis jõudnud mõelda, aga püüan sellega kiiresti ühele poole saada, et teha selline väike grupiprogrammikene, näiteks 8 nädalat, et kus siis vaatame oma toitumist, vaatame oma elustiili ja liigume sinna poole, et kõiki neid häid soovitusi siit raamatust ellu viia. Vot, aga nagu eelmine kord rääkisime, siis järgmiseks raamatuks, mille me ette võtame, on doktor Paul Claytoni Let your food be your pharmaconutrition ehk siis see, et olgu sinu toit sulle terviseallikaks ehk siis ravitoitumine. Doktor Paul Claytoniga, tegelikult ma olen mõlemaga, nii Colin Robertsoniga kui Paul Claytoniga ise kohtunud ja neid ka varasemalt tõlkinud, et siis doktor Paul Claytoni puhul ma ütleksin, et tema mõttekäigud ja tema laused ja, ja tema selline teadlasena süvitsi minek ja pilotaaž, et kui Colin Robertson on pühendunud sellele, et asju hästi lihtsas keeles inimestele selgeks teha, siis doktor Paul Clayton on ikkagi arst, mis arst ja teadlane, mis teadlane. Nii et vaatame, kuidas meil selle raamatuga minema hakkab, et minu jaoks on see kindlasti suurem väljakutse, kui oli eelmine raamat, nagu tõlkimise mõttes. Nii et palun kuulake leebe kõrvaga. Aga ma alustan siis, et kõigepealt on sissejuhatus. Kristiina, ma panen sinu mikrofoni kinni, et siis on üks heli praegu ruumis, on ju? Ja panin juba. Sissejuhatuseks räägib doktor Paul Clayton natuke iseendast. Olin kliiniline farmakoloog, kes töötas ravimifirmades, kuni hakkasin aru saama 70. aastate keskpaiku, et ka meie toidul ja toitainetel on farmakoloogilised mõjud. Ehk siis toit ja toitained võivad toimida nagu ravimid ja nende mõju on palju ulatuslikum ja palju mitmekülgsem ja mõjutab meie tervist oluliselt rohkem, kui mis tahes ravimifirma toode seda teha saaks. Viimased 40 aastat olen nüüd uurinud seda, kuidas meie söödav toit mõjutab meie tervist. Olen vaadanud lähedalt seda, kuidas meie kaasaegne dieet, meie toitumisharjumused kahjustavad meie tervist ja kuidas me saaksime toitumisega oma tervist siis vähekene paremasse seisundisse. See raamat on ülevaade sellest, kuhu teadus on tänaseks jõudnud. Väga väike osa siin raamatus toodud infost on seotud minu enda töö ja minu enda teadustöödega. Suuremas osas on see raamat kokkuvõte teiste, sadade ja tuhandete teiste teadlaste töödest, nende uurimistulemustest. Need pärinevad erinevatest laboratooriumitest ja haiglatest üle terve maailma. Ja kogu see info hulk on aidanud mul vaikselt kokku panna ja luua uut ravimudelit. See uus mudel ei ole sõltuv ravimitest, vaid ennekõike toetub erinevatele töövahenditele, mida meile pakuvad toitained. Just nimelt erinevate toitainetega oleme me võimelised vähendama haigusi maailmas ja toetama keha ise paranemise, ise taastumise võimet. Toitainetega oma tervise reguleerimine on palju efektiivsem, palju kuluefektiivsem ja odavam ja üle kõige ka palju leebem ja sõbralikum nii inimese suhtes kui meie meditsiinisüsteemi suhtes, mis nii ehk nii on oma võimete piirile tänaseks jõudnud. Ja see lähenemine, toitumisele toetuv tervisemudel annab meile kõigile lootust, et parem, tervem elu
on käeulatuses. Eessõna. Ameerika teadusuuringute ajakirjas on toodud selline lause 2009. aastal. Põletik on võtmepõhjuseks peaaegu igale kroonilisele haigusele, olgu see siis reumatoidartriit, kroonitõbi, diabeet või depressioon. Samuti on põletik võtmepõhjuseks sellistele tapvatele seisunditele nagu südamehaigused ja infarktid ja insuldid. Eessõna. Antiik-Kreekas, Roomas ja Araabia maades uskusid arstid, et meie keha sisaldab 4 erinevat nõre või vedelikku. Ja kõik need haigused, mida me elu jooksul põeme, tulenevad sellest, et need 4 keha vedelikku on omavahel tasakaalust väljas. See lihtne teooria kandis umbes 2000 aastat ja tegelikult me näeme selle mõtlemise jälgi veel ka kaasaegse meditsiini algusaastatel 19. sajandi alguses. Seejärel hakkasid inimesed väga detailselt uurima ikkagi, et mismoodi inimkeha toimib, kuidas me oleme üles ehitatud ja see tõi meile kaasa väga suure hulga uut informatsiooni erinevate haiguste kohta. Meil arenesid välja erinevad meditsiinilised erialad, et kui ammustel aegadel arst oli arst ja tegeles inimesega tervikuna, siis tänaseks meil on väga spetsiifiliste erialade tervisespetsialistid arstide hulgas olemas. Ja sealt edasi hakati arendama ravimeid ja tänaseks on jõutud sellesse punkti, kus me oskame erinevatele tervisehädadele välja kirjutada väga spetsiifiliselt toimivaid ja üldises mõttes toksilisi ravimeid ja meie tänane tervishoiusüsteem suuresti tuginebki ravimitele ja sümptomite leevendamisele ravimite abil. Kahjuks on nõnda, et farmatseutiline lähenemine ehk ravimitele toetuv lähenemine, mis on küll sageli efektiivne haiguse sümptomite leevendamisel või allasurumisel, ei ole võimeline ennetama degeneratiivsete haiguste kasvu. Ja need nii-öelda degeneratiivsed haigused kipuvad praeguses ajahetkes üle ujutama meie tervishoiusüsteemi võimekust. Kõik need mitte nakkushaigused, vastandina siis nakkushaigustele, eks ole, nende hulgas südame-veresoonkonna haigused, diabeet, vähk, erinevad dementsused, osteoporoos, artriit, immuunsüsteemi häired alates allergiast ja erinevatest autoimmuunsetest haigustest, neuroarengulised häired, vaimse tervise probleemid nagu depressioon ja ärevushäired, et neid tuntakse ka tänapäeva nii-öelda tsivilisatsiooniga kaasnevate haigustena. Nende hulk on suurenemas kosmilistes numbrites ja see kasvab meie kontrolli alt välja. Need haigused mõjutavad aina rohkem ja rohkem meid kõiki ja nende algus liigub aina nooremasse ikka. Kaasaegne teadus teab uuringute põhjal, et enamus nendest mitte nakkushaigustest, võib-olla isegi võib öelda, et umbes 90% on seotud ja põhjustatud meie elustiilist ja toitumisega seotud teguritest, mida annaks suuresti ennetada ja vältida. Nendel haigustel on vähe pistmist vananemisega, selle sõna otseses mõttes, sest vananemine on paratamatu, aga haigestumine ei ole paratamatu. Me teame tänaseks, et kõik need haigused ja seisundid, mida me harjumuslikult ehk vananemisega seostame, on tegelikult põhjustatud ja üksüheselt seoses kroonilise subkliinilise põletikuga meie kehas. See on seisund, mis ei ole üldse mitte paratamatu, vaid mida me igaüks saaksime ennetada ja kontrolli all hoida. Tegelikult me oleme tänaseks välja selgitanud ja teada saanud, et
subkliinilist kroonilist põletikku on väga lihtne ennetada ja ka leevendada, ravida. See ongi aidanud mul edasi liikuda uue üldise haiguste teooria juurde. See teooria jätab kõrvale ravimid, millel on sageli väga palju kõrvalmõjusid ja keskendub selle asemel toidule, mida me sööme. Mu lähenemine on üllatavalt lihtne ja põhimõtteliselt võime me seda võrrelda ka selle vanaaegse nii-öelda kehamahlade või nõrede teooriaga, ainult kaasaegses ja teaduslikus võtmes. Minu suures üldises haiguste teoorias on 5 baaselementi ja need 5 elementi on üldiselt ka väga laialt tänaseks juba tuntud. Punkt 1. Meie tsivilisatsiooni haigused on tugevalt seotud elustiili ja toitumisega. Punkt 2. Enamusel nendel haigustel, mis meie rahvast piinavad, on üks ühine element. Selleks on krooniline põletik. Protsess, mis kahjustab ja hävitab terveid kudesid kõikides organites, mida see puudutab. Punkt 3. 3 võtmetähtsusega põletiku vastast koostisosa meie toitumises on oomega-3 rasvhapped, mida me saame peamiselt rasvasest kalast, polüfenoolid, mis on äärmiselt väärtuslikud toitained ja mida me saame puuviljadest, marjadest, pähklitest, köögiviljadest ja vürtsidest. Ja kolmandaks, beta-glükaanid, mida me leiame seentest ja erinevatest pärmidest. Punkt 4. Toitumiskäitumise muutuste uurimine, ehk siis see, kui me vaatleme seda, kuidas meie toitumine on muutunud üle aegade, on avaldanud, et praeguseks hetkeks on meie toitumises nende põletikuvastaste toitainete, toimeainete nivoo langenud kõigi aegade kõige madalamale tasemele. Me teame, et oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete suhe on rohkem kui 90% paigast ära. Meie igapäevane polüfenoolide saamine toidust on samamoodi ligi 90% kukkunud ja beta-glükaanid meie toidumenüüs on samuti kadunud. Ja kui me teame, et need on 3 võtmetähtsusega põletikuvastast toitainet, mida meie keha vajab, ja me teame samas, et need on ka meie toitumises suuresti kadunud, siis vaevalt on põhjust imestada selle üle, et me näeme põletikust põhjustatud haiguste arvukuse tõusu. Ja nagu sellest oleks veel vähe, näeme me ka seda, et meie toitumises on oluliselt kasvanud põletikku tekitavate koostisosade hulk. Ja see tuleneb siis otseselt toidu töötlemisest. Punkt 5. Me teame, et kui me lisame uuesti oma toidu hulka, ehk siis oma menüüsse, oomega-3 rasvhapped, polüfenoolid ja beta-glükaanid ning vähendame ja väldime põletikku tekitavaid toite oma menüüs, siis hakkavad nii inimeste kui loomkatsete puhul teadaolevalt kõik muret tekitavad haigusnähud vähenema ja haiguste esinemissagedus võib langeda samuti kuni 90% vastavas populatsioonis. Me muutume peaaegu immuunseks erinevate vananemisega kaasuvate haiguste, nii-öelda degeneratiivsete haiguste suhtes ja samuti muutume palju vastupidavamaks ka erinevate infektsioonide
nakkushaiguste ja allergiate vastu. Kui see juhtub, siis on palju suurem ka tõenäosus, et me vananeme edukalt ja ilma kaasnevate terviseprobleemideta. Kui sa tahad toetada oma tõenäosust, et elada pika ja terve elu, siis võiksid arvesse võtta toitumise tähtsust ja teha sealjuures mõned lihtsad muudatused. Me teame, et meie Tervise Arengu Instituut ja erinevad valitsusasutused tervishoiu osas soovitavad meil süüa rohkem puuvilju, juurvilju, rasvast kala, vähendada praetud, grillitud ja friteeritud toitude osakaalu, vähendada oma menüüs ka soola ja alkoholi ja lõpetada suitsetamine. Aga see on alles esimene samm tervislikuma toitumise teel. Kui sa tahad veel paremat tulemust ja elada veel kauem, siis tuleks sul oma toidule lisada ka 2 nii-öelda võtmetähtsusega või baasilist põletikuvastast toidulisandit või lisatoitu. Esimene neist on kalaõli ja polüfenoolide kombinatsioon ja teine on beta-glükaanid. Esimene peatükk. Mis on põletik? Väga vähesed meist surevad vanaduse kätte. Suurem osa meist jäävad haigeks, tervis halveneb ja surm saabub enne aega. Ehk siis me kustume, meid niidab jalust nii-öelda loomulik haigestumine ammu enne seda, kui meie bioloogiline elukulg või elukaar on jõudnud oma loomuliku lõpuni. Uurides rakukultuure ja samuti ka seda väikest hulka inimesi, kes elavad täiesti tervena oma teise elusajandini välja, siis võime aru saada sellest, et meie tegelik potentsiaalne eluiga on tõenäoliselt või võiks olla tõenäoliselt rohkem kui 30% pikem kui see, mida me täna normaalseks peame. Aga miks siis ikkagi on nii haruldane see, kui keegi elab pikalt ja tervena? Miks nii vähesed meist elavad oma bioloogilise potentsiaali kohaselt? Vanasti tavatsesime me surra üldiselt infektsiooni, nälja või mingi trauma tagajärjel. 20. sajandi sanitaarsüsteemid, hügieeni paranemine, sotsiaalsed arengud, vaktsiinid ja mingil määral ka ravimid, mida me oleme kasutusse võtnud, on tõesti olnud edukad nende vanade aegade tapjate ja hädade vastu. Ehkki aeg-ajalt me näeme nakkushaigusi tagasitulemist üritamas, sest me kasutame antibiootikume üsna hooletult ja liiga palju. Ehk siis mitmed viirused muutuvad nende suhtes resistentseks. Kuid praegu, kui ma seda teksti kirjutan, siis ikkagi on peamiseks surmapõhjuseks, haiguse ja surma põhjuseks degeneratiivsed haigused. Ravimitööstus on ebaõnnestunud selles osas, et nad ei ole suutnud meile pakkuda tõelist ravi ühegi selle haiguse vastu ja seda 2 peamisel põhjusel. Esiteks, ravimid on põhimõtteliselt ebasobivad selleks, et ravida haigusi, mida ei põhjusta üks konkreetne mikroob, vaid põhjustavad mitmed erinevad ainevahetuslikud häired või errorid meie kehas, mis omakorda on põhjustatud erinevatest elustiiliga seotud teguritest. Ehk siis ravimiga me saame ravida ühe konkreetse põhjusega häda, aga need degeneratiivsed haigused on seotud siis väga mitmete erinevate ainevahetuserroritega meie kehas, mis sõltuvad erinevatest elustiili teguritest. Ja teine põhjus, tänapäeval
ei ole ühtegi ravimit välja töötatud ega kättesaadaval, mis turvaliselt ilma raskete ja ohtlike kõrvalmõjudeta võiks oleks suunatud kroonilise subkliinilise põletiku vähendamisele. Me teame, et kogu põletik ei ole halb. Me peame eristama siinjuures akuutset ja kroonilist põletikku. Põletikku ongi kaks peamist liiki, akuutne ja krooniline. Akuutne põletik on tavaliselt see, mida me võime vaadata positiivsena ja ta on enamasti ka lühiajaline protsess, mis on seotud meie keha paranemisega ja sellega, et keha ise eemaldab ja hävitab potentsiaalselt ohtlikud patogeenid. Krooniline põletik on eranditult halb asi. See on mõnevõrra sarnase biokeemilise mustriga nagu akuutne põletikureaktsioon, aga selle asemel, et hävitada ja tappa kahjulikke baktereid ja viiruseid, jääb see meie kehasse hõõguma ja hävitama meie enda keharakke. See tähendab seda, et aeglaselt hakkavad kahjustuma meie keha koed südames, ajus, liigestes, luudes või mujal, mis lõpuks siis see häving ilmutab ennast mingi degeneratiivse haigusena. Akuutne põletik. Akuutne põletik on kiire vastus, mis meie kehas tekib koevigastusele. Akuutne põletik on nii-öelda esimene kaitseliin erinevate vigastuste korral ja seda iseloomustavad muutused mikrotsirkulatsioonis ehk siis kohalik vereringe muutub. Meie veresoontest eralduvad vigastuse alal erinevad leukatsüüdid ja erinevad koevedelikud selleks, et uhtuda minema haiguse tekitajad, võimalikud ohud ja bakterid ja erinevad nähud siis tekivad põletikuga koos, et tuleb teada, et akuutne põletik on enamasti lühiajaline ja selle peamine eesmärk on hävitada siis see, mis meie keha vigastab ja ohuks on. 5 märki, mis on seotud akuutse põletikuga. Valu. Tavaliselt on põletikuline piirkond valus, eriti kui seda puudutada. Et erinevad kemikaalid meie kehas, mis vabanevad, stimuleerivad samuti ka närvilõpmeid, mis muudavad kogu põletiku ala ja seda ümbritseva ala tundlikuks. Punetus. Punetus tekib, sest väikesed kapillaarid täituvad verega ja vereringe põletiku piirkonnas on oluliselt intensiivsem kui tavaliselt. Liikumise piiratus. On üsna tõenäoline, et kui põletikuline ala on suurem, võib tekkida ka raskusi selle koha liigutamisel, selle koha kasutamisel, nii-öelda funktsioonihäire. Paistetus. Paistetust põhjustab ka erinevate kehavedelike kogunemine põletiku piirkonda. Ja tulitamine või kuumus. Täpselt samamoodi nagu punetus on ka kuum tunne põletiku piirkonnas ja selline tulitamine põhjustatud aktiveerunud vereringest, vigastusest või haigustekitajast mõjutatud piirkonnas. Näiteks, kui me lõikame endale sõrme, mis tekitab võimaluse infektsiooniks, siis see normaalselt talitleva immuunsüsteemi korral tekitab akuutse põletiku vastuse selles sisselõike piirkonnas. Meie kaasasündinud immuunsüsteemi osaks olevad nakkusega võitlevad rakud kogunevad haava ümber ja vabastavad terve seeria erinevaid bioloogiliselt aktiivseid toimeaineid. Mõned nendest suurendavad vereringet selles piirkonnas, mõned teised kutsuvad nii-öelda ümbritsevatest kudedest erinevaid toimeaineid kohale ja erinevaid vedelikke kohale. Ja nõnda juhtubki, et see haav ümbritsetakse üsna kiiresti erinevate rakkude, erinevate kemikaalidega, mis aitavad
haava parandada ja ühtlasi ka hävitada kõiki võimalikke bakteride sissetungijaid. Sisselõiket ümbritsev soe ja paistes punetav ala näitab meile seda, et immuunsüsteem töötab nagu vaja selleks, et meie keha hoida turvalisena ja toetada selle vigastuse paranemist. Kui kõik läheb hästi, siis suudab akuutne põletiku vastus neutraliseerida ja hävitada kõikvõimalikud ohustavad tegurid ja parandada ka selle vigastuse, nii et põletiku reaktsioon peatub. Mõned nii-öelda põletikku trigerdavad faktorid on aga sellised, et neid ei ole võimalik ära lahendada. Ja nende inimeste puhul, kelle elustiil on ebatervislik, on nii, et põletikku tekitavad tegurid on järjepidevalt igapäevaselt kohal ja neid koguneb aina rohkem ja rohkem. Ja see on see koht, kus põletik muutub heast nii-öelda halvaks või tumedaks. See muutubki krooniliseks, subkliiniliseks ehk alaläviseks või madalaks põletiku tasemeks. Ja kui me ütleme subkliiniline põletik, siis see on nii-öelda meditsiinikeel, mis kirjeldab põletikku, mis on meie kehas, aga on nii-öelda pinna all, nii et me üldiselt ei pane seda tähele. Ja me ei märkagi seda enamasti enne, kui ta on teinud nii palju kahjustust, et mingid sümptomid hakkavad tekkima. Ja need sümptomid hakkavad tekkima paraku alles üsna hilises haiguse staadiumis, kui me räägime degeneratiivsetest haigustest. Nii et selleks ajaks, kui me läheme arsti juurde, et oma vaevuste üle kurta, on põletik meie kehas jõudnud teha juba päris palju kahju. No vot, selline vahva sissejuhatus. Ma jätaksin siinkohal ära, sest järgmine peatükk on ääretult pikk ja täpselt, et seda me ei jõuagi lugeda. Igal juhul selline põnev sissejuhatus. Panen salvestamise kinni, et saame paar sõna juttu ka rääkida. Järgmine esmaspäev 12.30, järgmine osa, jätkame kroonilise põletikuga.